Tervitus kõigile ja täna hakkame rääkima siis tervisest ja pikaealisusest, mis on tohutult oluline minu jaoks. Aga kuna ma sellest kõike ei tea, siis olen kaasanud vestluspartneriks endale ennetava meditsiinispetsialisti, kusjuures ka arsti Sergei Saadi. Tere tulemast! Aitäh, Anu! No tervis terviseks, seda me ajame kõik taga, raha lisaks loomulikult. Ja pikaealisus on ka selline teema, millest inimesed erutuvad. Tahaks ju väga kaua elada. Aga see ei ole ju oluline. Oluline on see, et me oleksime võimalikult kaua terved. Mida sina arstina ütled, kuhu suunas me täna liigume või mis toimumas üldse on? Et kas me elame 100-aastaseks, 150-aastaseks äkki? Et kuhu suunas me liigume ja mis meid selles aitab? Sul on õigus, et praegu põhieesmärk kogu meditsiini või ka see mitte ainult ennetava meditsiini eesmärk, aga üldmeditsiini eesmärk, et inimesed elaksid mitte ainult kaua, aga ka tervetena. Ja siin ka muidugi ka majanduslik kasu riikidel, aga ka inimeste enda huvi. Sest rastutakse natuke hilisemas eas ja siis lapsed kasvavad ja ei tahaks veel elu nautida ja nii edasi. Ja ma ei räägi ainult ravimitest, millest on praegu ka palju kasu ja vaktsineerimised ja igasugused screening-programmid, mis on ennetava meditsiini aluseks, aga kõige olulisem on elustiil. Ja sellest me täna üritame rääkida selles saates, aga ma räägin sellest ka igapäevaselt patsientidega. Ja peamine meede, mida me võiks rakendada või ütleme nii, peamine põhimõte on see, et igaüks vastutab ise oma tervise eest. Ja see, milliseid meetmeid ta kasutab, kas ta läheb oma arsti juurde või suhtleb pereõega või health coach'iga või treeneriga, et just see kõik toob kokku või kuidagi optimeerib tema tervise või sellist teeb sellest inimesest, kes ei teadnud tervisest mitte midagi, kes on pidutsenud, kes on töötanud öiste vahetustega, kes on söönud ja joonud mida iganes. Ühesõnaga elu põletaja. Ja võt sellest inimesest saab teadlik inimene. See on meie eesmärk. Aga kas ei ole natukene hirmutamine? Ma tulen arsti juurde, arst teeb igasugused analüüsid minuga, soovitab mingeid teatud toidulisandeid, ma olen tohutu toidulisandite tarbija täna. Et kas ei ole ka nagu selline nagu hirmufoonis elamine pidevalt? Et me hakkame täna kindlasti ka rääkima ühest imevidinast Huawei kellast, et mis aitab ka tegelikult jälgida, et kõik oleks tipp-topp, aga ikkagi, et enne seda, et kas see natukene ei muuda meid paranoiliseks? Selline moment ilmselt on olemas, eriti nende inimestega, kes pigem rohkem sellised ärevikud või oma tervise pärast muretsevad rohkem, et nendega need jutud peavad olema maksimaalselt pehmed ja mitte hirmutavad. Aga on ka inimesi, kes on julged, kes oskavad ja soovivad vastutust oma tervise eest võtta ja nendega ei ole väga mingeid hirmusid, pigem vastupidi, et antakse nii palju sellist teavet nende tervise kohta, et nad saaksid ise ära korraldada oma elu nii, et see tooks ka neile kasu, nende lastele kasu, nende peredele kasu, et lihtsalt see inimene ei jääks keset oma elu invaliidiks, ütleme nii, et kui tal on mingi infarkt ja mis iganes, et me täna näeme seda iga päev. Ja see, kuidas sa oskad seda infot interpreteerida ja oma igapäeva ellu tuua ja rakendada, see on kunst ja seda me ka õpetame. Et ei pea iga väikse piiksu peal, mida see kell näitab, kohe väga muretseda ja stressata, kohe kindlasti mitte. Et meid huvitab pigem dünaamika ajas. Kas sa ajas oled oma elustiili, oma suhtumist ellu ja oma harjumustesse, oma toitumisse või
sellist kehalist aktiivsust, mida sa teed, kas sa teed seda õigesti, kas see toob kasu või mitte. Okei. Aga ma toon näite elust enesest, et kuna me räägime täna sellisest Huawei Watch 5, kusjuures väga peenest kellast, mis peaks siis aitama meid igapäevaelus, siis minu tuttav, üks nüüd siit on mõned aastad juba tagasi kellausku inimene, kasutab seda ja jättis maha tänu sellele kellakesele alkoholi tarbimise. Ja alguses oli see lihtsalt paarikuune eksperiment peale aastavahetust, aga kuna kell, nagu sa just ütlesid, ta ju suhtleb meiega, ta piiksutab, ta siin on põnevad nupukesed, on ju, kus sa siis saad vaadata, et kuidas siin sul südametöö võib-olla on ju, kas sa oled stressis, kas sa oled ärevil, kas sa oled võib-olla liiga rahulik. Kuna sa seda kõike näed ja sellest tuleb ka natuke kerge selline sõltuvus, et sa vahepeal vaatad, siis tema tervise näitajad paranesid nii radikaalselt peale seda paari kuud isegi mitte tarbimist, et ta ütles, et ta ei taha enam. Tähendab, alkoholi tahaks küll limpsida vahel, aga kuna ta nägi, et milline vahe on selles näiteks, kui sa võtad õhtul 2 klaasikest veini võib-olla ja millised on su näitajad siis hommikul, kuigi sa vahel tunned ka, et kõik võib-olla ei ole nii väga fine on ju, aga vahel ei tunne ka, mina näiteks ei tunne. Aga kui ta luges seda kella pealt, siis see kuidagi distsiplineeris teda, et ta tahtis veel vaadata ja siis ta hämmastuseks tõdes, ütles, et nüüd ma magan palju paremini, et uni on sügavam. Ja ta ärkas ka varem, kuigi see ei olnud eesmärk, et ta ütles, et ma magan igal ööl 8 tundi, see on täiesti normaalne, aga ei. Ta iseenesest hakkas ärkama varem, päevad olid produktiivsemad ja nüüd on 1,5 aastat möödas ja inimene on otsustanud, et ta ei tarbigi enam alkoholi ja hakkas trennis käima ja kõik need muud asjad. Ma ise nagu mõtlesin, et kas tõesti see väike vidin võib siin nii palju muuta või mõjutada. Ja sellist efekti nimetatakse või selliseid seadmeid nimetatakse selliseks live biofeedbackiks, et biofeedback seadmed, mis reaalajas lihtsalt annavad meile märku või teada, kuidas meie keha toimib ja kuidas me ise oma tegevustega võime keha erinevaid funktsioone mõjutada. Näiteks seesama sinu tuttav ilmselt sai aru, et kui ta hakkas kella järgima või vaatama, millised muutused seal toimuvad, näiteks une osas, et kui ta jõi alkoholi, suure tõenäosusega ta ei jõudnud näiteks nii kiiresti sügavasse unne või näiteks see sügava une faas kestis tal lühemat aega, kui peaks olema ja siis hommikuti ja siis ta ilmselt ka ärkas, me teame lihtsalt, millist mõju alkohol avaldab unele. Sa ise ei teagi, et sa vahepeal võib-olla öö jooksul oled rahutult magad või ärkad, aga siis hommikul kella pealt vaadates ta räägib ju kõik ära ausalt, et siin ei ole mingit keerutamist. Ise mõtled küll, magasin ju tunnid täis ja küll ma saan hakkama, aga pärast vaatad, et siin ei ole vist päris kõik hästi. Ma ütleks niimoodi, et selline subjektiivne kvaliteetse une tajumine ei olegi väga, tõesti see on subjektiivne. Ja ühelt poolt meditsiin pigem ei soovi, nii nagu me varem ka mainisime, et inimene lähtuks oma kella näitajast ja sellest peab siis lähtuma ja hindama, kuidas ta magas, vaid pigem kella võiks kasutada selleks, et saavutada selguse siis, kui tekib mingi mure, aga sa näiteks ei tea täpselt, mis toimub. Et sa oled kogu aeg väsinud, näiteks sinu tuttav võis ka kogu aeg olla väsinud, võib-olla mitte kogu aeg, aga lihtsalt väsinud, et mingisugune päevane uimasus, väsimus, aga ta ei osanud seostada seda unega. Talle tundus, et ta võis magada hästi näiteks, aga kell näitas, et ei maganud hästi. Aga näiteks tervetel inimestel, kellel ei ole tõesti mingeid terviseprobleeme, kes on tervislikud, mingid atleedid, jooksjad, ma ei tea, söövad tervislikult. No see on küsimärgiga. Kuidas nad või kui sügavalt nad peavad sellist teavet
jälgima või järgima neid soovitusi, sest need on juba terved. Nad võivad seda kasutada taas ülddünaamika jälgimiseks. Ja taas näiteks sinu tuttav. Kellele me ei ole nime pannud. Ja, et see on väga hea näide ka sellepärast, et ühele heale harjumusele lisandusid teised. Ta sai aru, et ta alustas unest, aga parema une kvaliteediga kaasneb reeglina ka üldenese tunne paranemine, sellega tuleb veidi rohkem energiat, selleks, et inimene saaks edasi jätkata ka näiteks trenniga, siis ta teeb paremaid valikuid oma elustiilis ka mujal, et näiteks ka toitumises, sest keha hea une juures vabaneb põletikust ja ilmselt sellel inimesel hakkaski see protsess pihta, et no ma arvan, meil kõikidel oleks seda vaja, aga siin on natukene see kerge selline ärevuse moment ka juures, et mina tarbiks võib-olla siis seda kella sel juhul ja las ta olla mul kõik siin toimib, et tõepoolest, nagu sa ütlesid, et ma tunnen mingid päevad, näiteks eile mul oli selline kummaline päev, et ma nagu siiludus kõndisin ringi, et nagu ei saanud hästi aru ja mina panen selle mingite planeetide seisud ja magnetväljad ja üritan ennast maha rahustada või sõbranna ütleb ka, tead, mul oli nii õudne päev eile, et ei suutnud mitte midagi teha ja siis sa mõtled, et okei, maakera võib-olla aeglustas natukene käiku ja nii edasi. Aga antud juhul oleks tõepoolest tore, et ja õhtul oli veel ka selline tunne, et ei tea, kas ma hakkan haigeks jääma. Ja ma olen selline natuke paranoiline inimene ka, et kui ma tunnen natukenegi võib olla mingi viirus on saanud mu kätte, siis ma ennetavalt võtan mingid teatud, ma ei hakka ravimeid loomulikult võtma, aga ma võtan mingit C-vitamiini võib-olla topelt, eks ole. Tsinki, just selliseid asju, et ma ruttu hakkan neid tarbima, aga nüüd oleks võib-olla siis lihtsam, et ma mõtlen, et ma tunnen ennast natuke kuidagi kehvasti ja siis vaatan siit kella pealt ja mõtlen, oh my god, ta näitab ja, et siin on midagi, mida iganes ta siis näitab. Just, et ütleme nii, kui näiteks sa tead, et sul on selle juures, no ma ei räägi praegu sinust just, aga kui patsient või inimene teab, et tal on näiteks veel mõni südamehaigus ja või mõni muu tervisemure, mille no me pöörduks perearsti ma võtaks telefoni, helistaks perearstile, on ju. Aga tegelikult ma saaks siit kohe vaadata, et võib-olla süda on natuke rütmist väljas. Kas ma vererõhku saan ka siit vaadata? Vot selle kellaga kahjuks ei saa, et vererõhu seade üldiselt peaks meil praktiliselt igaühel olema, aga see ei ole nii kallis lõbu. Et selles mõttes siia saab küll äppi neid näidusid sisestada ja ka lihtsalt pärast jälgida, aga sellega saab mõõta muid näitajaid. Just. Nii et selle kellaga saab näiteks hästi lühidalt, et ta pakub kohe 60 sekundiga mõõta 3 parameetrit, mida kõike saab mõõta näpu otsast sisuliselt. Et siin on andur, mille vastu tuleb panna näpu ots ja siis ta mõõdab 30 sekundi jooksul südame rütmi, siis mõõdab verehapniku sisaldust ja arterite jäikust, et kuidas veresooned laienevad vastusena vererõhule. Ja neid näitajaid võib kasutada mitte ainult teatud hädaolukordades, vaid ka lihtsalt oma tervise parandamiseks, sest näiteks see arterite jäikus, sest see arterite jäikus on väga oluline pikaealisuse kontekstis, et veresooned jääksid elastseteks. Ja veel, mis on mugav muidugi, kui rääkida sellest stressitasemest ja stressitaset saab mõõta ka selle sama anduriga, mis on siin külje peal. Ja meil on äpp ka olemas ja äppis saab seda stressidünaamikat näiteks väga hästi jälgida ja mitte ainult stressi oma, aga näiteks südamelöökide sagedust või une kvaliteeti või verehapniku sisaldust ja ka sealhulgas ka öö jooksul, mis on näiteks eriti oluline siis, kui
ja inimene kannatab norskamise alt. Ja selleks, et vaadata, ega mingid raskemat hapnikuvaegust öösel ei tekiks, mis vajab siis juba pöördumist unearsti poole. Mul aga üks tähtis küsimus veel ikkagi, et sa kasutad praegu Huawei'd siin on ju, aga mul on iPhone, et kas või on see, et mul on Huawei kell ja peab olema Huawei telefon või ma võin ka iPhone'iga toimetada? Sa võid ka... Telefoni margil ei ole vahet? Ei ole vahet. Okay. Kõik telefonid sobivad. See on super. Ühesõnaga, need asjad, mis ajavad sind ärevusse ja stressi, sa võid tegelikult kõrvaldada. See oli üks imetore uudistena. Aga samas oleks mõistlik nendele kas või ma ei tea, kord kvartalis või kord poole aasta tagant lihtsalt korraks kontrollida, korraks sisse lülitada, et kindel olla. Kas see ühesõnaga see tähendab ka seda, et me pöördume võib-olla selliste pisiasjade pärast vähem arsti poole? Teoreetiliselt, kui meil on olemas juhised, mida teha siis, kui näiteks, et selle äpiga või selle telefoniga on võimalik teha sellist ühe kanaliga kardiogrammi, nii-öelda kardiogrammi, et tuvastada, kas süda on rütmis või ei ole. Et juba see kergendab sellist käitumist või natuke julgustab inimest oma keha paremini tundma õppida, sest ta oskab, näiteks ta sai juhise oma perearstilt, et kui teie kell näitab seda süda rütmist väljas, et siis te võite midagi ette võtta, ma ei tea, mingit kas tabletti võtta või ennast rahustada sellise hingamisega. Me teame, et teatud hingamisharjutused parandavad või taastavad südamerütmi või näiteks, kui on näha, et tahükard ja et südamerütm on hästi kiire, no siis täpselt sama, et kui sellel inimesel on näiteks ärevus, et ta teab või ta tunneb kuidagi, et nahk õhetab või mingi kuuma tunne, ta ei tea, milles probleem on. Et ta vaatab näiteks, et kehatemperatuur on korras, sest see kell näiteks mõõdab ka kehatemperatuuri, aga just kui süda lööb kiiresti, no võib ka näiteks oletada, et tegemist on ärevuse hooga. Hetkelise ärevusega. Just täpselt või paaniga, kes ta teab ka, kas ta... Aga kas kell saab mulle näiteks öelda sellist asja, sina ütlesid täna enne siin saate algust, ütlesid, isegi vaatasid vist kella, ütlesid, mu pulss tõuseb, ise näisid jumala rahulik välja ja vaatasid seda, aga kas mul on, nüüd ma vaatan, et ma pean kohe lavale minema esinema ja no ma juba ise tunnen, et süda taob, eks ole, kõvasti, siis vaatan, oh my god, see on täiesti laes. Kas kell saab mulle nagu öelda ka seda, mida ma teha võiksin, näiteks võib-olla mingid hingamisharjutusi või ma ei tea, ütleb, et vaata kaugusesse või joo vett või saan ma mingit sellist infot ka siit? Täpselt, väga huvitav. See on väga huvitav kogu info, mis on seotud südametööga, kuidas me süda igal hetkel kohaneb uue olukorraga ja kuidas me saame seda kas mitte päriselt kontrolli all hoida, aga kuidas me saame oma käitumist muuta ja oma ümbruskonda selleks, et oma südametööd natuke kergendada. Näiteks Skandinaavias kasutataksegi seadmeid, mis mõõdavad HRV, heart rate variability, südamerütmi variaabelsus, sellist näitu, seda mõõdetakse neil töötervishoiu tasandil. Et näiteks mingi firma, tööandja ostab seda HRV monitori, mis näiteks selle kella sees juba on ja pannakse töötajatele, et vaadata, kuidas sel või teisel ametipostil stressitase on. Kuule, see on natukene jälgimisseade. No muidugi, et küsitakse, ma oletan nõusolekut ja siis otsustatakse, et sest kui see stressitase on hästi kõrge, siis produktiivsus on ka madalam ja siis lihtsalt kas vaheldumisi kuidagi panevad neid tööle või ühesõnaga. Leiavad lahenduse. See on professionaalsetes tingimustes, töötingimustes kasutuses olev selline seade, aga me saame seda ka siin kasutada. Ja, aga ma tahaks pigem abi. Täpselt, et kui sa tunned, et see töö näiteks, mida sa teed, kogu aeg põhjustab stressi, ütleme nii, selleks otseselt kella ei pea olema, et sa võid ka oma tundele tugineda. Aga kell aitab sulle aru saada, et kui sa tõesti näiteks, ma ei tea, pead mingit loengut või osaled kuskil koosolekul ja kui sa näed, et
nendes koosolekuses osalemine pidevalt põhjustab sul stressi, sul HRV on läheb nii madalaks, et sinu süda lihtsalt lööb sellises rütmis, mis ei lase tal lõõgastuda, mis kortisool on laes ja veresoonet on ahenenud. Ju siis see töö ei ole sinu jaoks. Ei, aga järsku arst saab mulle kirjutada välja mingi vedeliku, See on mida ka ma pean variant. enne koosolekut näiteks jooma, mitte kohvi võtma, vaid teen siis selle valiku ja kohvi asemel joon vett ja võib-olla see rahustab. Muidugi. Võib-olla panen ingverit siia, võib-olla Kindlasti. panen mingit marjateed soovitab juua. Et kas ma saan suhelda nagu sellel teemal ka, et mida sa soovitad mulle? Aha. Ja see on ka väga, ja ma nõustun sinuga, et lihtsalt neid stressi rohkeid hetki peab olema vähem ja mõnusaid lõõgastumisega seotud rohkem. Ja see kell võibki seda aidata, aga sina saad ka erinevaid sekkumisi ka kasutada selleks, et oma stressi taluvust parandada. Tõesti, näiteks, kes ei talu hästi kofeiini, võib ka kofeiini vaba kohvi proovida juua. Et kui tõesti iga kord, kui ma näen, joon kohvi on ju ja ta tõesti näitab, et tõuseb lakke kogu see energia, siis võib-olla tõesti natukene vähendada. Kuule, ma tahtsin nagu vananemise või vana inimeste kohta ka küsida. Paljud on hästi skeptilised. Ma olen oma emale öelnud näiteks, et sul oleks äkki seda kella vaja. Tänapäeval on see huvitav võimalus ka, et sa saad ühendada mingil moel ka sellega, et kas siis keegi lähedane võib-olla saab teada või on paanikanupud ja igasugused muud asjad. Lisad saab sinna äppidesse veel panna. Aga et vanemad inimesed on öelnud, mis ma nüüd, et ma ei saa sellega hakkama järsku, et tõepoolest võib-olla, kui sa siin esimese raksuga siin hakkadki vaatama ja siin tuleb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 asja ette korraga, kuigi nad on väga ilusad ja näed, ma saan aru küll, et siin ta näitab trenni kohta ja siit ma saan nagu vaadata seda südamevärki ja nii edasi, et natuke vanemad inimesed nagu kardavad selliseid vidinaid. Kuidas neid selle usku panna, et tegelikult see on sulle tarvilik isegi, ütleme nii. Et mina küll tahaks, et minu vanemad näiteks jälgiksid natukenegi oma tervist ja võib-olla kui näevadki, et et hästi palju on tänapäeval seda, just nagu me rääkisime, süda on nagu rütmist väljas. Ja kui tõesti juba vaatab, et see on nagu tuli punases, et siis kas või ise helistada mulle või kellelegi lähedasele või arstile, et kuidas neid vanemaid inimesi selle usku saada, et jah, et need vidinad ei ole lihtsalt nagu moeasjad, et nagu mobiiltelefongi ei ole ju moeasi, et kuidas sa veenad neid, on mingi salanippe? Ei ole otseselt salanippi, sellised patsiente mul on ja enamasti just lapsed ja teised sugulased et muretsevad, et ta tõesti oleks see ja mul on ka patsiendi, kes kannavad igasuguseid monitoore ja mul on ka 70+ patsiente, kellel on need glükoosi mõõtmise monitoorid ja näiteks need nutikellad ja see veel sõrmus ja mis ka mõõdab sellist aktiivsust iga päev. Nii et seda inimest tuleb kuidagi panna huvi tundma selle vastu. Kas tõesti, ma nüüd hirmutamist siin ilmselt ei ole mõistlik rakendada, aga näiteks raviarst või õde või keegi meditsiinitöötaja võiks rohkem ka selles suunas tööd teha. Et on, neid küll ei ole meditsiiniseadmed, me peame mainima seda, et see, mida see tuvastab, neid muutusi, et neid ei ole võimalik kuidagi meditsiinikaarti sisse panna või ütleme, neid ikka peab natuke täiendavalt uurima. Aga neid esmaseid screeninguna või sõeltestina, sõelnäitajana võib vabalt kasutada. Kuule, oot, ma küsin siia vahele, et kui ma tulen näiteks siin, sa oletame, et sa oled minu personaalne arst on ju, ja siis ma olen seda kella kogu aeg kandnud, siin ta salvestab ju kõik need olukorrad ära, nädalate, kuude kaupa on ju, ja siis ma tulen su juurde ja kas ma võiksin sulle näidata, et vaata, mis on toimunud viimaste kuude jooksul ja sa arvestad sellega. Ja kas see teeb su töö lihtsamaks nagu siis? Täpselt, seda nimetataksegi personaalmeditsiiniks või see on üks personaalmeditsiini osa, nii nagu sinu geenitest, mille tulemusi sa näitad mulle ja millega ma arvestan ja täpselt nii nagu sinu igapäevane aktiivsus, sinu une kvaliteet, sinu päevase aktiivsuse, sest kehaline aktiivsus on ka sinu elu oluline osa ja selle kellaga ja
saab ju ka seda mõõta, et kui palju sa oled teinud jõutrenni, aeroobset trenni, sa saad ise valida. Täpselt samamoodi, nii nagu me ka varem rääkisime, et saab lõõgastusharjutusi koos sellega teha, nii et ma saan jälgida, kui palju näiteks sa oled minu soovitusi järginud. Et kas ma valetan või ma ei Just. valeta, sest sina Sa ütlesid tegid mulle päriselt. eelmine kord, kuule kõnni rohkem on ju, Jaa. et ole rohkem seal värskes õhus on ju, tee seda, teist ja kolmandat ja siis ma tulen su vastuvõtule ja siis see on umbes sama, et kui arst mingit ankeeti täidad on ju, et mitu klaasi sa alkoholi nädalas jood on ju. Näiteks ikka valetad natuke, paned viisakusest nagu vähem, aga siin ei valeta järsku enam. See töötab nagu personaalne motivaator, et otseselt keegi sind ei jälgi ja ei ütle, ai, mis sa oled teinud. See võiks tulla küll otse arsti arvutisse ja arst võtab kätte ja helistab sulle ja ütleb, et mis toimub praegu. Ja, aga selleks isegi arsti ei ole vaja, et ma arvan, et see pereõde sobib ka hästi või keegi personalist, mingi kliiniline assistent võib ka ju ühendust võtta, et selleks nagu arsti otseselt ei ole vaja. Aga just see analüüsija või andmete koguja võiks muidugi olla arst ja mingi aja tagant, et ta hinnaks, et millised need näidud ja mida näiteks võib ravi osas muuta või elustiilis. Või näiteks me näeme, et teatud harjutuste tegemisel näiteks see pulss tõuseb nii kõrgele või näiteks see inimene väsib nii ära pärast seda trenni või ta ei saa uinuda, kell näitab, et näiteks pärast õhtust trenni tal kogu aeg tekib mingi probleem uinumisega, pulss on kõrge kuni kella 2 öösel, ta ei saagi uinuda. Ju siis see on meile infos selle kohta, et ilmselt ei sobi sellele inimesele õhtune trenn, ei sobi talle võib-olla nii hiline, selge see, et ei sobi nii hiline magamine, aga just nagu trenni, see iseäras näiteks jõutrenn ei sobi, aga aeroobne või venitustrenn või venitusharjutused võivad sobida. Jah, et selline meditsiinis võiks rohkem selliseid seadmeid kasutada. Ma pooldan seda väga. Et tulevikus me suhtlemegi ainult robotitega. Ja sinult võetakse leib ära võib-olla üldse. Ja sellest ka uuringud tehtud, et arstid jäävad suure tõenäosusega lähi 50 aastaks veel enam-vähem puutumatuteks. Sinu eluajal nagu. No, ja. Sinul on veel muret, aga edasi läheb kõik tehnilisteks vidinateks. Siin võiks ka see moment olla muidugi see, et mida näiteks mina teen, et ma võib-olla hoomamatult või lihtsalt närvilisusest või ma ei tea millest söön tohutult, eks ole, toidulisandeid igaks juhuks ennetavalt juba. Aga järsku mul oleks vaja ikkagi, et keegi ütleks mulle tegelike tervisenäitude põhjal, mille vaegus mul on. Et me ju teame lõppkokkuvõttes ikkagi, et kui on energiat vähe, siis mida tuleks tarbida, on ju. Või kui sa oled ülienergiline, mis on tänapäeval ju meil ka haigus, me teame ju ATH. Kas te selliseid asju ka nagu saab välja peilida? Toidulisandite osas pigem mitte, see on taas väga selline individuaalne lähenemine ja sellel kellal ei ole sellist funktsiooni. Kaudselt kasutades kellast saadud infot võib mõelda sellele, et sul võib olla, näiteks see ju sellist üldvõimekust või kuidagi üldkehalist võimsust sinu saab ju ka nende andmete põhjal sellist järeldust teha. Nii et siin me võime ka rääkida sellest, et sinu arst või keegi tervishoiutöötaja võib ka siin suunata lisauuringutele lähtuvalt sellest. Ma täpselt ei oska praegu peast öelda, et millised näidud neid võiksid olla, aga teoreetiliselt on see võimalik ja suure tõenäosusega see tuleb ka. Ja lihtsalt toidulisandite osas tahtsin öelda, et meil tõesti on 2 valikut, kas me sööme sellist maksimaalselt mahedad, mitu töödeldud toitu, kas me viibime maksimaalselt palju õues, päikse käes, kas me maandame ennast, kas me suhtleme loomadega, loodusega üldiselt, kas me oleme kehalselt. Tööta, ära unusta seda. Just. Või me peame toidulisandid võtma. Praegu toidulisanditest on nii palju, et on sellised, mida me suure tõenäosusega ei saa toidust isegi, kui me väga sooviks seda, näiteks seda omegat me ilmselt enam ei saa nii palju magneesiumit ja teatud antioksüdante.
võib mõelda nende võtmise peale, aga kas kõikidele tuleb teha nende osas vereproove või mingeid teste, küsimärgiga. Ja, sest meil on erinevad ressursid, erinevad geneetilised iseärasused, näiteks sinu keha võib omastada paremini mingeid vitamiine või mikroelemente kui minu oma. Aga selleks me peame sulle geenitesti tegema. Et no see on juba teine teema, seda me kellaga ei tee. Ja seda me kellaga ei tee. Aga kui me nüüd üldiselt hakkame nagu kokku seda kogu asja võtma, siis et ikka jõuaks kohale, no mis see põhikasum on, et inimesed tahavad ju see kasu on ju, et siin ei ole midagi parata, et mis ma sellest saan nagu. Et kas me võime öelda, et ta ikkagi pigem hoiab meie stressi võib-olla kontrolli all, võib-olla siis tervist anyway, eks ole, kontrolli all, aga kui tervis pole korras, siis tuleb ju stress omakorda ja et ikkagi sellised, et kuidagi aitab meid sinna selle joone peale kuidagi, et nagu ma just alustasin sellest, et kui inimene päriselt näeb, et kui mina näiteks tarbin siin šampanjat, armastan tohutult tarbida, siis mina tunnen, et see on minu stressimaandaja. Tegelikult ta ei ole. Kui mul see kell oleks nüüd käe peal, siis ma näeksin, et see ei ole sugugi nii, et mingid sellised väga halvad näitajad on tõenäoliselt laes, aga mul endal on jube tore tunne, sest mul on näpud püsti, mul on tuju hea ja ma ütlen, tuhka, mul ei ole siin vaja mingit meditsiinilist sekkumist. Et võib-olla siis sellistele inimestele natukene, kes on oma elus sellised natuke... saad aru küll, mida ma mõtlen. Suuresti need seadmed ongi mõeldud aktiivsetele inimestele, kes rohkem soovivad oma tervisest teada või oma tervist parandada, aga ei tea, ei oska kuidas, et läksid arsti juurde, kõik analüüsid on korras, aga mis on korras, enesetunne ei ole nii ja ei, aga minu meelest klassika on see, et mulle öeldakse ka, et terviseanalüüsid on kõik korras ja ma jooksen ju sealt kohe välja, seda tuleb tähistada, klassika šampanja, mul on kõik näitajad korras, aga ma kujutan ette, et kui ma natukene lähemalt seda asja vaataks, siis päris nii see ei ole. Samas minust tekitab see stressi, ma mõtlen, et see on kui kurb, et võib-olla siis mingid asjad, mis pakuvad mulle naudingut elust, ma pean nad natukene nagu vähendama siis või kõrvale hoopiski lükkama. See ongi see mõistlikkuse hetk, et kus tervishoiutöötaja peab koos patsiendiga arutama, kas ta vajab seda, et ainult lõbu pärast, ainult sõpradele näidata, et vaat, mis mul on, et ilmselt ei tasu ära, et kui sa tõesti hoolid oma tervise eest, pigem osta seda. Et ma ei räägi ainult kellast, et muid seadmeid ka arsti juures ju käid ka, eks ole. Ja, et selles mõttes, et me räägime mõistlikkusest ja mõistlikust käitumisest ja selles peitub pikaealisuse võti, et mõõdukus, mõistlikkus ja neid terviseseadmed on selle mõistliku tervisliku käitumise lahutamatu osa. Ja mitte lihtsalt pikaealisus, et ma tõesti ei unistasin elada 130 aastaseks. Ja tervisest. Just, aga ma tahaksin olla terve, et elama siis 70, 90 või 100 aastat, et ma tahaks olla et need oleks hästi kvaliteetsed aastad. Aga samas ma ei tahaks ka mingitest asjadest loobuda, vaat inimese iseloom on juba selline, aga ma arvan, et see aitab natukene seda, et see ei tähenda seda, et ma peaks radikaalselt oma elu, eks ole, muutma, aga võiks step by step teha ja siis vaadata nagu selle, et kas enesetundes või sellises nagu igapäevases funktsioneerimises on mingid väiksed muutused või ei ole. Ja mõne inimese jaoks on oluline ka, et kas ta saavutab näiteks oma eesmärke, et arstiga koos või health coachiga koos võib näiteks panna eesmärgiks, et näiteks seda HRV, heart rate variability, seda stressi taset viia sellise tasme näiteks, et aasta pärast või poole aasta pärast see oleks selline või mis iganes muu näid ja minna sihikindlalt sinna poole. Ja siis parandades oma elustiili. Ja ma tahtsin veel ühte asja öelda, mul on üks patsient, kes on tegelikult kandnud, ei tahaks väga kuidagi naljakalt selle kohta rääkida, aga tundub, et ta on üle aasta kandnud glukoosimonitori ja
mitte midagi selle aastaga ta ei ole teinud, ta ei ole muutnud oma elus. Nii kui need suhkrud olid tal 9-10, kuigi tal ei olnud otsel diabeedi diagnoosi, aga oli eeldiabeedi diagnoos, ja ta on aasta aega tasuliselt ise ostnud neid ja pannud endale mitu korda, 2 korda kuus on ta teinud ja kandnud. Ja ma lõpuks küsin ta käest, et kui ta jõudis minu juurde vastuvõttele, et mis oli eesmärk? Et ütles, no lihtsalt oli lõbus lihtsalt vaadata, no niimoodi mõnus oli vaadata, et kuidas minu suhkur sellele reageerib. Niimoodi. ja, aga sa lihtsalt paned endale külge ja kannad ja mingit kasu sellest ei saa. No see on vist natuke rumal käitumine. Ja see on ikkagi raha, see on mõnes mõttes mingisuguse sinu enda ressurssi raiskamine. Ja kui sa juba seda kasuta nõnda, et nii sina kui ka sind ümbritsevad inimesed saaksid kasu. Ma mõtlen ju seda, et sellel inimesel on ka mõned kroonilised haigused, ka et tema perekond näiteks kannatab, kui ta on ajutiselt töövõimetu ja nii edasi. Okei, selge. No. Aitäh, Sergei, et näe, kell ütles mulle, et stressitase on langenud normaalsele tasele. Muidugi on langenud, sest saade on ju läbi. Nüüd me saame hakata šampanjat jooma. Aga aitäh sulle veel kord sellise väga positiivse jutu eest. Ja, aitäh sulle, Anno.